Kabala Akadeemia Eesti. Kui tahad taipamist kogeda, pinguta selle nimel. 2 küsimust, mida olen saanud selle kohta, kuidas Kabala vastab elu mõtte küsimusele. Miks peaks Kabalaad õppima ainult need, kes on oma elus tee kaotanud? Need, kellel pole enam huvi ega eesmärke. Miks ei võiks seda õppida ka edukad ja andekad inimesed? Tundub nagu sa ütleksid, et kõik inimesed pole võrdsed oma püüdluses vabaneda egoismist. Vastus. Kabala tegeleb ainult ühe küsimusega, elu mõtte küsimusega. Seda võib sõnastada mitmel viisil. Mis on elu eesmärk ja tähendus? Miks on maailmas nii palju kannatusi? Kellele seda vaja on? Kes sellest rõõmu tunneb? Kes saab ja kellele mina annan? Ainult need, kes tunnevad tungivat vajadust nendele küsimustele vastuseid leida, vajavad Kabalaad. Nad ei leia neid vastused mitte kusagilt mujalt. Küsimus. Üks Kabala rajajatest küsis kord, mis on minu elu mõte. Sellele järgnes tal nii sügav taipamine, et ta suutis kirja panna meetodi, kuidas selleni jõuda ja nimetas selle Kabalaks. Aga kas pole ebarealistlik väita, et ainult tema küsis seda? Kindlasti on inimkonna ajaloos olnud teisi, kes on sama küsinud. Vastus. Küsimusest, mis on minu elu mõte, ei piisa veel selleks, et avastada kõrgem maailm, selle toimimissüsteemi juhtimisprogramm. Selleks on vaja saada eriline soov, hing ja ülesanne, selle teostus. See ei anta inimesele ainult tema sünnipärase eesmärgi järgi, vaid sõltub ka tema pingutustest. Sa peaksid püüdma, et ka sinul tekiks selline taipamine. See on täiesti võimalik.